Tere kõik rattasõbrad! Täna on siis 1. august. Suvi hakkab vaikselt siis, kuidas öelda, teine pool suvest on käes. Täna oleme siis siin Jõulumäel. Tegime siis Jõulumäe reasalvestuse teie kõigi jaoks. Täna on meil siis erikülaline Liisa Eerberg, kes on siis ka varasemalt Tutsi maratoni sõitmas käinud ja isegi ühe korra selle kinni pannud, nagu ma aru saan. Jah, ühe korra juhtus. Jah, et seda oli reaal näha ka, et kui ikkagi tõusud olid, siis mina jäin kohati jänni ja täitsa häbi hakkas selles mõttes meeste rahvana, nagu ei tohiks niimoodi jänni jääda, aga noh, mis siin ikka, tuleb rohkem sõita, et ega saiavormiga väga kaugele ei jõua. Mis puudutab nüüd Jõulumäe maratoni, siis eelmine aasta me sõitsime ka selle koos läbi. Siis oli küll korralik paduvihm, väga midagi näha ei olnud ja siis me sõitsime üldse GP läbi. Et kui nüüd võrrelda eelmist aastat ja seda aastast nagu raja profiili, kas sa märkasid mingisuguseid erinevusi ka? Ei, suht sarnane oli. Lihtsalt kuiv oli, et nüüd oli hästi palju liiva. Eelmine aasta oli siuke ja ei olnud nii või noh, oli natuke märjam, et ei olnud nii jah, ei võtnud libama niimoodi. Nojah, seal on omad plussid, omad miinused, eks ole, kas see on märk või on kuiv. Nüüd sajab juba, et nüüd hakkab vaikselt siin tibutama, jah. Mis sa ütleksid inimesel, kes tuleb siis Jõulumäe maratoni sõitma nagu taktikaliselt, kuidas ta võiks nagu sõita, kas paneb kohe alguses gaasi peale või pigem hoida lõppu või keskel on sellised kohad, kus on mõistlik võib-olla, ma ei tea, mingi kiiremini sõita või? Siin kohe alguses ei tasu küll gaasi põhja panna, et siin saad kiiresti, läheb sul hästi raskeks, et pigem natuke säästa ja siis, kui läheb paremaks, et see lõpp on küll kiire, aga algus on ikkagi niivõrd raske ja singlid, et pigem natuke säästa, et see on päris raske maraton. Jah, pean sinuga nõustuma, et see liiv, ta on ikkagi sellise kohti, kus sa tunned, et ratas hästi veereb. Ei ole palju. Mõned üksikud kohad on sellised, suurem osa ajast on ikkagi selline, et sa pead kogu aeg tööd tegema, et kiirus üleval püsiks. Mis mul endale Jõulumäe juures kõige rohkem meeldib, on need laskumised. Jaa, kihvtid. Need on mõnusad, hästi mõnusad. Et muidugi on ka selliseid hästi juurikasid kohti, et kui ei tunne ennast väga mugavalt laskumiste peal, siis natukene tagasi hoida. Ja kui tunned ennast väga mugavalt laskumiste peal, siis Jõulumäe on selles suhtes täielik maasikas. Eelmise aasta maratoniga võrreldes, ma mäletan lõpus, mingisugused kohad on see aasta minu meelest nagu välja jäetud. Ma nagu mõtlesin, et kui ma sõitsime rada läbi, mõtlesin tükk aega, aga siin olid ju mingid kohad veel ja mingisugused liivaluited olid, kus olid mingid järsud pööramised ja mingid laskumised, et neid nagu seekord ei ole. Ehk siis, kes mäletab eelmise aasta rada hästi, siis see aasta võib-olla arvestada seda, et lõpp on natukene lihtsam, kui ta seda eelmine aasta oli. Maraton siis ise toimub 27. augustil, samamoodi siis poolmaraton ja GP ka, samal päeval kõik. Ja matkasõit on siis 20. august see aasta. Et mulle isiklikult on Jõulumäe üks kõige südamelähedasemaid radu. Ma ei tea, miks midagi siin selles keskkonnas, ma ei tea, kas need on männipuud või see kohisev tuul, mis siin mändides on, aga midagi siin on, mis kuidagi jääb nagu südamesse helisema pikaks. Et siis kindlasti tulge kohale, võtke terve pere kaasa. Siin on kämpingud ka olemas selles mõttes, et kes piisavalt vara tegutseb, siis on võimalik siia endale majutus võtta. Et kindlasti selline mõnus väljasõit perega. Soovid sa midagi veel lisada? Ei, kindlasti tulge sõitma. Väga kihvt rada on. See on üks mu lemmikuist. On jah? Jaa. Väga hea, minul ka. No selge, aga siis järgmise korrani.